Seisame oma eelkäijate õlgadel, oma sünniõigusega siseneme rammusale, kultuuripinnasele ning kõrgtehnoloogilisse tsivilisatsiooni, mis on nii andide kui ohtude rikas. Aga kiirrong kihutab tundmatusse ja kes ei looda just jumalikku juhatust, siis temale ongi teevalgustajaks üksnes kultuur. Ka meie kõrgtehnoloogia ning globaalne majandus on samuti inimkultuur. Nii ongi kogu kultuuriline pärand tegelikult meie kapital, soovide, lootuste, unistuste, himude, ihade, hüvede ja pahede teenistuses, olenevalt, mida inimene siit valib. Materialistlikul emeriteeruma mõistetud jumalate ajajärgul on kõigel hind ja vaimukultuuri hind ei ole praegu turul kõige kõrge. Irooniliselt öeldes vist seepärast, et ta ise on ju hindamatu ja pakkumist on palju igasugusele maitsele. Nii saabki otsustama vaimukultuuri saatust laiade masside maitse, areng ehk haritus. Tõelise vaimse kapitali igatsus inimeste seas ei ole siiski kadunud, see hoiabki loojaid elus, ehkki neile antakse pidevalt poliitilise ning majanduskapitali omanike poole pealt mõista, et olete tühjatuuled allajad, olete almuse palujad. Tihti ka vastu tegutsejad turujumalate tahtele. Selle ajaproovile ja vastupidava vaimse kapitali loomine ja kõrgkultuuri igatsuse äratamine järeltulijaile on täna pedagoogide peamine ülesanne. Nüüd oleme teelahkmel juba globaalsemal tasandil, kuidas edasi ja mis saab meist homme. Ka praegune raiskav eluviis on teatud laadi kultuur. Meie oma emakeel näitab kätte, et loodus ja lootus on teineteisest vaid ühe alfabeetilise märgi T-tähe kaugusel. Kui tahta edasi, siis kätte on jõudnud kohtumiste aeg, dialoogi aeg. Ent dialoog, nagu väidavad dialoogi filosoofid, on võimalik vaid võrdsete vahel ja selle eeldus on respekt ehk austus teise ees ning suutmine näha, mida on erinevad kapitalid väärt.